see tohuvabohu, mis muutub rahuks alles siis, kui me leiame side Jumalaga. Samamoodi, nagu Jumal seal paradiisi aias otsis inimest ja küsis, kus sa oled? Ma ei näe sind kuskil. Kus sa oled? Ta otsib tänapäeval ka sind ja mind. Ja kui me nendest kahest loost midagi õppida võime, võiksid need olla need. Iga inimene on Jumala loodud. See tähendab seda, et ükski inimene ei ole nali. Mitte üks inimene ei ole nali, sõltumata sellest, milline ta on, kuidas ta elus hakkama saab. See, et ta on Jumala loodud, teeb temast erilise. Teine asi on see, et me kuidagi oleme ise loomud selliselt, et me tahame teha otsused ise, me tahame valitseda ise oma elu üle. Me oleme nagu 3-aastased lapsed, kes ütlevad, ei, ära aita mind, mina teen ise, ma oskan, ma suudan, ma tean küll, kuidas see asi toimib. Ma tean ise paremini. Ja neid tagajärgi me näeme iga päev. Ma tean ise paremini ja ma tean, mis on mulle kasuks, mis on mulle hea ja ma otsin seda. Ja ma ei näe seda, et kui ma otsin seda, mis mulle on kasuks ja mulle on hea, ma kahjustan teisi. Tihtilugu on see nii. Me näeme kiusamist, viha, kadedust, alandamist iga päev ja teeme seda ka ise. Me ei tea, kuidas me saaks murda sealt välja, kuidas me saaks ennast muuta. Võib-olla meil mõnikord on piinlik isegi teiste ees, iseenda ees, Jumala ees. Aga me ei oska midagi teha. Ja sellepärast Jumal võttis midagi ette. Ta tegi teise elupuu ja see on meil pildil. Me näeme seda varsti. Ta tegi teise elupuu, mis võiks selle tohuvabohu meie elust ära viia ja meile südamesse rahu tuua. Mis sest, et see nõudis ta enda elu. Et ta pidi ise surema, et ta seda saaks teha. Aga ta pigem suri ise, kui kaotas ühegi inimese. Ja ma väidan, et kui me selle elupuu juurde leiame oma tee või laseme tegelikult temal leida meid, siis see tohuvabohu meie seest jälle kaob. Ja meil on igavene elu. Ja tükike paradiisi aeda juba siin maa peal.